Tere tulemast kõigile järjekordsele EY webinarile. Täna me siis räägime sellest, et mida arvestada kasumi jaotamisel. Oleme siin kolmekesi teile rääkimas, et hea kolleeg Pekka Poolaka räägib õigusteemadest, hea kolleeg auditi poole pealt Riina Alt räägib raamatupidamisest kajastamisest ja mina Ranno Tingas siis räägin maksudest. Ja kes ei ole enne EY-ga kokku puutunud, siis võin öelda, et oleme üks maailma globaalsest suurest audiitor- ja konsultatsioonibüroost, 300 000 inimest 50 riigis ja päris usinalt ja paljukesi me siin ka Eestis toimetame. Ja hea meel on ka tervitada kõiki teid meie head kliendid, kes te seal olete, et päris palju tuttavaid nimesid. Pean ütlema ka kohe seda, et osalejad on väga seinast ka seina, et väga erineva taseme ja taustaga, nii et kindlasti me jääme täna teatud üldistuse tasemele ja üritame rääkida kõige olulisemad teemad ära, millele praegu siis kasumi jaotamise osas mõelda. Ja pean ka ütlema sellise disclaimeri, et see kindlasti ei ole vaadeldav konsultatsioonina, et kui siis on kellelgi konkreetne situatsioon, siis lugege kindlasti seadust, vaadake eeskirju, pidage spetsialistiga nõu, et kõik need slaidid on ka teatud üldistused, nii et nad ei ole sellised üks-ühele seaduse või õigusakti tekst. Aga siis räägime juba täpsemalt ja Pekka, ole hea, räägi, mida me peame siis õiguse vaatenurgast arvestama. Okei, aitäh Ranno ja tere tulemast ka minu poole. Minu nimi on siis Pekka Poolaka ja me räägin nüüd esiteks natukene juriidilised pooled, et mis selle kasumi jaotamises on vaja arvesse võtta ja eks tihtipeale tuleb mulle sellised küsimused vastu, et no mis seal nüüd ikka on nagu arvesse võtta, et otsustame ja jaame, et that's it, eks ole, ega no ikka midagi on, eks vaatame esimest slaidi, et mis me sealt leiame, läheme edasi. Siin ongi selline teema, mis tuleb mulle vastu aeg-ajalt on see, et osanikel või aktsionäridel on erinevaid kokkuleppeid. Tullakse nagu ütleme, et kuuleme Rauno ja Timo ja Jukaga niimoodi otsustamisem, et meil on selline kokkuleppe vaata, et me jaamegi neid dividendi niipidi ja see kasum on meie. No hea küll, nii kokkuleppides saab, aga kui me nüüd vaatame nagu ühingu õiguslikust mõttes, nii sellised ütleme, kasumi jaotamise põhimõtted ja printsiibid peab olema ikkagi põhikirjasse sisse kantud. Eriti kui me räägime mingisugusest natukene eksootilisest teemast kui ebaproportsionaalsest dividendi jagamisest, millest me räägime natukene hiljem. Eks see on nagu loomulikult, me lähtume alati nagu, et mis meil põhikirjas on. Kinnitatud majandusaasta aruanne loomulikult seal taustal peab olema ja kui meil on nagu auditi kohustus, nii auditeeritud selline, eks nii, ja kui me oleme kontsernis, nii siis ka emaettevõtte konsolideeritud aruanne. Ja ma arvan, et see on ka nagu selline väga selge printsiip isegi kõigile, kes siin on, et me rohkem jagada ei saa, kui mis meile kasumit on kokku kogutud ja veel arvesse võtta ka see netovara tingimus seal taustal. See võib olla selline, mis ei tule nagu kohe alati meelde, aga selle kasumi jaotamise otsustamise hetkel peaks ka võtma arvesse seda, et me ei seda nagu ettevõtted nii tühjaks tee, et põhimõtteliselt meil ei ole likviidsuse mõttes nagu võimalik jätkata edasi, et on vaja võtta arvesse ka see, et milline see maksuseis on ettevõttes jaotamise otsustamise hetkel. Ja siis ka seda, et eriti kui me räägime aktsiaseltsis, kui meil on siis erinevaid reserveid, kuhu me peame põhikirja või seaduse alusel varasid pöörandama, nii eks sellised kohustused peab täitma ka enne, kui siis päris nagu kasumit jagada. No mis seal siis nagu ütleme otsustamise viisist ja ütleme vormist ja formaalsusest. Noh, kui meil on selline tavaline väikeettevõte, kus on 1 või 2 või ma tean 3 osanikku mingi pere oma OÜ, eks see mingisuguseid suuri formaalsusi vaja ei ole. Osanikud saavad kokku ja teemegi otsuse me jaame edasi, aga kui me räägime natukene suuremast osaniku seltskonnast ja eriti kui me räägime aktsiaseltsist ja suuremast sellisest, nii ikkagi see ütleme matching order on selline, et juhatus teeb siis ettepaneku ja nõukogu annab selle oma arvamuse, aga ikkagi päeva lõpuks aktsionärid otsustavad, osanikud otsustavad, et kui palju dividenti jaetakse ja kas jäetakse dividenti rahas või isegi kas jäetakse mitterahaline dividend, millest Ranno hiljem natukene räägib rohkem. Siin on hea nagu seda teada ka, et juhatus tõesti see on lihtsalt ettepanek, et aktsionärid, osanikud otsustavad siis lõpuks, et mida teha.
Et näiteks ma võrdlen Soomes on niimoodi, et kui juhatus teeb ettepaneku dividendi jagamiseks, nii vähem ei saa jagada kui see, mida juhatus ettepanekut alusel teeb Soomes. See meil on nagu natukene eri režiim, aga siin on all power with the shareholder, mis minu meelest ongi nagu täiesti õige. Ja sellest on ka olnud palju küsimusi, et kui tihti seda dividenti on võimalik jagada ja kunagi varem aastaid tagasi sellest vaieldi isegi palju, et kas ainult korra aastas või kuidas. Aga tänasel päeval on juba selge, et võid otsustada isegi iga päev, kui tahad ja mitu korda aastas, et sellega ei ole mingisuguseid piiranguid. Et lihtsalt küsimus on selles, et mida osanikud aktsionärid tahavad. Läheme edasi järgmisele slaidile. Okei, siis dividendi ettemaks on ka üks asi, mis on aeg-ajalt laua peal ja seda meil on võimalik iseennast teha aktsiaseltsi puhul. Mida siis tähendab? See tähendab siis seda, et meil on võimalik selle juba lõppunud majandusaasta pärast jagada teatud ulatuses nagu ettemakse dividendist, enne kui me päriselt otsustame dividendi jagamist. Ja võib-olla, et millalgi on seda vaja teha niimoodi, eriti kui me teame, et meil majandusaasta aruanne auditeerimine venib võib-olla väga kaugele, isegi sinna juuni lõpuni ja on teatud kohustusi, võib-olla ongi just see, et osaniku või aktsionäride vaheliseid kokkuleppeid, et me peame teatuks hetkeks saama raha ettevõttest välja. Siis seda on võimalik teha niimoodi, et kui nõukogu nõusolekul, me eeldame, et see tuleb, kui meil on enam aktsionärid, kes otsustavad, aga et me saame teha seda ainult sellises ulatuses, mis on pooled sellest kasumist, mida me eeldame, et majandusaasta meile kaasa toob. Et näitena, et meil nüüd lõpus just 2021 majandusaasta, meil on nagu finantsosakonnalt selline info, et okei, hea küll, peaks olema puhaskasum umbes 1 miljoon, midagi võib natukene muutuda seal veel enne majandusaasta aruanne kinnitamist ja auditeerimist, aga sellises, nagu ütleme, piirkonnas oleme, 500 000, selles me võime dividendi ettemaksuna jagada. Et seda on nagu hea võtta arvesse ja mõelda selle peale ka. No siis nendest erinevatest osa- või aktsiate eriõigustest on olnud eriti startupide ja siis seal tech poolel palju juttu, et seal kasutatakse laialt neid erinevaid aktsialiike või osaliike võib-olla startupi osas, mille osadel aktsiatel on erinevaid õigusi, sealhulgas ka, kuidas nemad siis osalevad kasumi jaotamisele ja alloleva ettevõtte vara jaotamisele. Et nendega on võimalik teha ka erinevaid, ütleme nagu püsivaid kokkuleppeid, kui me kanname põhikirja seda, et teatud aktsialiigil on teatud kasumiõigus, mille vaja mingisugust aktsiakäte lepingu sinna taustalle. Ja seal on ka võimalik kokku leppida niimoodi, et meil on see ebaproportsionaalne kasumi jaotamine. Et kui me näeme seda põhikirjas ette, siis on võimalik niimoodi teha, et näiteks meil on rannal 90% ja mul on 10%, aga mina saan 90% kasumist ja rannal 10%. Et selline kokkulepe ja selline põhikirja säte isegi väga hea. Aga jällegi see peab seal olema ja siis on võimalik jagada seda dividenti nii, et see ei lähe nagu üks ühele selle osalussuhega. Et seda tähendab see ebaproportsionaalne kasumi jaotamine. Eelisaktsia võib-olla on midagi sellist, mis ei ole väga tuttav teema, aga sellega on nii, et jällegi läbi põhikirja me võime selliseid eelisaktsiaid anda näiteks kellegi investorile, kes võib-olla ei otsigi kontrolli, aga kes tahab teatud ettenähtud tootlust oma kapitalipanusele. Näiteks niimoodi, et meil on eelisaksiad antud investori rannule jällegi seal. Ja me ütleme, et selle põhikirjas me ütleme niimoodi, et sellele eelisaktsiale peab maksma sellist dividenti iga aasta, mis on 10% selle eelisaktsia nimiväärtusest näiteks. Siis on nagu ütleme garanteeritud tootlus ja seda siis jaetakse enne, kui kellegi teisele aktsionärile dividenti jaetakse. Et selline natukene haruldane võib olla instrument, aga ikkagi
mingis kontekstis seda võiks mõelda, et kasutada. Liigume edasi siis. Okei, siis erinevaid piiranguid. Tihtipeale ei tulegi meelde vist, et võib-olla mingisuguseid piiranguid. Ma alustan ikkagi sealt alalt poolelt, sest et see on see võib-olla, mis on kõige tavalisem, mis puudutab seda piirangu olukorda, on see, et kui me näiteks oleme tehnud seda lihtsustatud osavõi aktsiakapitali vähendamist, siis tollal on nagu peab mäletama seda, et siis ei ole seda dividendi võimalik maksta vähendamise otsustamise majandusaasta ja selle järgneva 2 majandusaasta jooksul. Miks selline piirang on siis olemas? See on tehtud põhimõtteliselt nagu võlausaldajate kaitseks, et kui ma olen näiteks toonud osavõi aktsiakapitali kõvasti alla ja sealt pidi jaganud ühingu vara osanikele, aktsionäridele, siis selline piirang on olemas, et hea küll, väike defense time selleks, et siis dividendi jagamine ei ole võimalik. Ja seal on, sellepärast alustangi sellest, et kui seal on jällegi mainitud see, et see ei kehti eelisaktia suhtes, et jällegi see eelisaktia, nagu isegi kui nimi ütleb, on ka nagu väga eelis, et isegi sellises olukorras sellise aktsia omanikule on võimalik dividendi jagada. Et seda nagu tasub mõelda millalgi, et kas selline instrument on nagu hea kellegi mingi investori jaoks. No siis see, mis võib-olla on nagu seal nagu tech poolel ja seal poolel, kus me räägime nagu äritegevust, kus meil on nagu palju investeeringuid intellektuaalse vara peale, mis meil põhivarana on kajastatud ka bilanssis, et sealt tulevad sellised nagu väga spetsiifilised piirangud peale, et me ei saa nagu jagada dividendi sellises ulatuses, nagu siin loeb, et meil on teatud arendusväljaminekud, mis me oleme kantud bilanssi, meile seda täiega amortiseerinud ja me ei saa nii palju jagada dividendi, et meile nagu teisele poole bilanssiks jääks nagu seda jagamata kasumit ja erinevaid reservi, kui meil on omakapitalis selle katmiseks. Et seda peab ka nagu arvesse võtma. No siis sellised piirangud, mis on, ütleme, nagu ex parte võimalik kokku leppida või põhikirjas ette näha või otsustada, kui annetakse uusi osasid või aktsiad, on see, mis ei ole küll nagu väga igapäevane, aga juhtub aeg-ajalt, et kui annetakse uusi osasid või aktsiaid või suurendatakse olemasoleva osa või aktsia nimiväärtust, niin siis määratakse ka seda, et näiteks kui annetakse nüüd, et see osa või see aktsia ei osalegi nüüd sel majandusaastal dividendin saamiseks, aga alles järgmisest majandusaastast. Et natukene selline nagu phased out kasumisse osalemine. Aeg-ajalt juhtub, aga ei ole nagu väga laiali levinud ja teatud nagu eriolukorrad on, et millal seda võib kasutada. Aga seda lükada ei nagu väga kaugele saa, et põhimõtteliselt me räägime, et kas nüüd sel majandusaastal või järgmisele majandusaastal, et sellist väikselt, ütleme, piirangud võib teha. Aga ma arvan, et siin minu poolel nagu enam-vähem selline nagu üldnägemus sellest, mida vaja võtta arvesse dividendi jagamiseks ja kui nüüd minna tagasi nagu nendele põhiprintsiipidele, niin siis ongi niimoodi, et mis vaja on auditeeritud majandusaasta aruande või lihtsalt majandusaasta aruande, kui ei ole vaja auditeerida, seal taustal õiged otsused, õiges viisis ja põhikirja järgi. Simple as that. Annaks siis Ranno sulle üle. Ja, aitäh Pekka ja tõesti imelihtne, kas pole. Aga lähme edasi maksuteemadega ja vaatame seda, mida peaks kindlasti maksude osas arvestama. Ja maksuteemadest me teeme ka lõpus juttu sellises küsimuste, vastuste ja arutelu osas. Ja tuletan ka meelde, et chatis saab panna küsimusi, nii et aitäh neile, kes juba vaikselt neid kirjutavad ja mõtlevad. Et siis üritame ka neid vaadata ja kui on väga spetsiifiline asi, siis võtame eraldi teiega ühendust. Aga kui me nüüd hakkame kusagilt otsast nende dividendide osas edasi liikuma, siis võib-olla selline kõigepealt selline hästi oluline üldpõhimõte, et mida peaks nagu igasuguste äriühingute struktureerimisel arvestama just neil sellisest dividendi vaatenurgast on see, et kui on sellised äriühingute ketid, et siis kui võimalik, siis
hoida, et see osalus oleks kogu aeg vähemalt 10%, et vältida dividendide topeltmaksustamist, sest kui osalus sellises äriühingute ketis langeb ühel hetkel alla 10%, siis selle sama dividendi raha edasi liikumisel tekib topelttulumaksu kohustus. Ja kui me seda näidet vaatame, et meil on siin aktsiaselts A, mis siis maksab dividendi aktsiaseltsile B ja B osalus A-s on 85%, siis sõltumata sellest B osaluse suurusest, kui A on see esimene dividendi maksja, siis ta maksab riigile selle tulumaksu ära. Ja kui B maksab selle sama dividendi nüüd edasi C-le, siis tema põhimõtteliselt seda sama dividendi, mis ta on A-lt saanud, ei pea enam uuesti maksustama, kuna tema osalus A-s oli vähemalt 10%. Loomulikult tuleb selline A-lt saadud dividend ja C-le edasi makstud dividend deklareerida. Selleks on meil siis TST lisa 7, mida kindlasti teie raamatupidajad ja kui te olete ise raamatupidajad, tunnete väga hästi. Ja lisaks on siis ka INF1 vorm, kuhu siis välja makstud dividendid ära deklareeritakse. Aga nüüd tekib probleem seal, kui osaühingu C osalus on alla 10%, ehk siis selle näite puhul osaühingu C osalus B-s on ainult 9%. Ja kui nüüd C tahaks selle B-lt saadud dividendi raha edasi maksta, siis ta maksab teist korda dividendi pealt tulumaksu Maksu- ja Tolliametile. Nii et majanduslikus mõttes on see dividend, mis siis A-lt hakkas liikuma, kuni jõudis selle eraisikuni, on maksustatud ära 2 korda. Juriidilises mõttes see ei ole topeltmaksustamine, sest on erinevad maksumaksjad ja midagi ei ole teha, siis selline üldine maksufilosoofia lubab ka erinevaid isikuid maksustada, kuigi võib-olla on sama raha, mis läbi liigub. Nii et seda peab siis arvestama ja kindlasti ka, kui ostetakse börsiettevõtete aktsiaid, et kui see C osalus on näiteks 0,09 mingis Eesti börsiettevõttes, siis samamoodi on see, et ta saab küll dividendi oma kontole, aga kui ta tahab seda edasi maksta, siis see vabastusmeetod paraku ei kehti. Kui me nüüd sellisest Eestist saadud dividendist liigume edasi regulaarse dividendi juurde, siis siin ka meelde tuletuseks ja tabelina mõned põhimõtted, mida arvestada. Kõigepealt siis see regulaarse dividendi soodustus jõustus meil siis 2018 ja see on siis kohaldatav alates aastast 2019. Reaalselt, kus siis sai madalamat maksumäära rakendada. Ja kui nüüd see muudatus tookord et kui aastaid tagasi see maksumuudatus vastu võeti, siis selle mõte oli, et meil oleks soodsam tulumaksumäär kui Lätis ja Leedus, ehk et oleks madalam kui 15 ehk 14%. Et siis justkui kõik välisinvestorid väga tahaks tulla ja Eestis äri teha. Ja juhtus siis niimoodi, et vahepeal Läti läks üle meie süsteemile, aga endiselt meil on siis see madalam tulumaks 14% ja ta kehtib siis regulaarselt jaotatud kasumile, milleks võib siis olla regulaarselt jaotatud dividend, aga arvesse lähevad ka siis maksustatud omakapitali väljamaksed, küll aga ei lähe sinna arvesse välja makstud maksuvaba dividend. Ja kui me seda tabelit vaatame, et kui meil on regulaarse dividendiga tegemist, siis netosumma pealt on siis tulumaks 14,86 ja kui dividendi saajaks on füüsiline isik, siis on täiendav tulumaksu kinnipidamine 7%. Kui on regulaarset dividendi ületav dividend, siis on tulumaks ikka jätkuvalt 28/10 ja füüsilise isiku tasemel on 0%. Need mõlemad dividendid, ükskõik millise määraga nad on maksustatud, kui nad on saadud Eesti äriühingult, siis nad ilmuvad inimese tuludeklaratsiooni ja mõjutavad siis tema aasta sissetulekute suurust, millest siis omakorda sõltub maksuvaba tulu suurus. Ja kui meil nüüd on olukord, kus äriühing on saanud tütarühingult dividendi, kelle osalus on vähemalt 10% olnud, ta saab selle dividendi maksuvabalt edasi maksta, aga kui ta maksab selle edasi füüsilisele isikule, siis ta peab rakendama 7% tulumaksu kinnipidamist, kui see dividend on olnud algselt soodusmääraga, ehk siis selle 14,86-ga maksustada. Ja siin peab arvestama ka, et maksuleping võib selle 7% asemel ette näha ka 5%, näiteks Bulgaaria või Iisraeli või Makedoonia maksuleping või lausa 0%, kui on näiteks Araabia Ühendemiraatide, Bahreini ja veel mitme riigi maksulepingud, mis siis 0% kohaldavad sellele
edasi makstud dividendile, kui seda saab füüsiline isik. Nii, võib-olla siin veel nii palju lisan, et selle 14/86 tulumaksu rakendamine on kohustuslik, et see ei ole nii-öelda vabatahtlik, see ei ole soovituslik, et kui äriühing hakkab dividendi jaotama, siis ta kõigepealt peab nii-öelda vaatama seda regulaarset saadud dividendi ja sellele rakenduma siis igal juhul seda 14/86, nii et tal ei ole võimalik valida. Küll aga mida saab äriühing valida, on siis see, et ta võib otsustada erinevate aktsionäride gruppide osas, et millisest nii-öelda potist või millisest tabelireast ta seda kasumit jaotab, et võib küll otsustada näiteks nii, et füüsilisest isikust aktsionäridele ma jaotan seda kasumit, mis on maksustatud 28/10 ja äriühingust aktsionäridele näiteks jaotan kasumit, mis on maksustatud 14/86. Nii et võib teha kas kõigile proportsionaalselt, nii nagu tundub, et on meie börsiettevõtted teinud, või siis, kui on väiksem ettevõte ja natukene rohkem võimalust ja aega joonistada ja planeerida, et siis võib ka ise nii-öelda neid valikuid teha, kellele millisest potist jaotada. Ja mida võib-olla veel tahaks meelde tuletada, on see, et kui nüüd mingil aastal seda nii-öelda regulaarset dividendi ei maksta välja, siis sellel aastal on 0, hakkab mõjutama siis nii-öelda järgmiste aastate seda soodusmäära rakendamise võimalust. Et kui me näiteks räägime aastast 2022 ja vaatame tagasi, siis me peamegi vaatama aastate 2019, 2020 ja 2021 jaotatud dividendi ja liidame nende 3 aasta maksustatud jaotatud kasumi kokku, jagame 3-ga ja siis saamegi selle nii-öelda numbri, mille ulatuses me võime praegu seda soodusmääraga kasumit jaotada. Ja kui meil näiteks nüüd ei olnudki viimasel 3 aastal igal aastal regulaarset dividendi jaotust, vaid oli näiteks ainult viimasel aastal 2021, siis me võtamegi selle aastal 2021 jaotatud kasumi, jagame selle ikkagi 3-ga, sest see on 3 aasta kasumi summa ja siis me selle pealt saame 1/3, mida me siis sellel aastal saame nii-öelda soodusmääraga jaotada. Nii, aga lähme edasi ja vaatame natukene, kuidas on, mida arvestada välismaalt saadud dividendi osas. Et kui Eesti äriühing saab dividendi välismaa tütarühingult, siis saab selle üldjuhul maksuvabalt edasi maksta. Ja siin jällegi on vaja meeles pidada, et tütarühing tähendab siis sellist äriühingut, milles osalus on vähemalt 10%. Ja see põhimõte on siis Euroopa Liidus tuleneb ema ja tütre direktiivist, nii et me võime nagu üldjuhul eeldada, et see kehtib kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides, samasugune loogika. Ja kui me siis oleme saanud selliselt tütarühingult dividendi, mis läheb siis nii-öelda vabastusmeetodi alla, siis me saame selle Eestis edasi maksta, ilma et me peaks mingisugust täiendavat tulumaksu juurde maksma või ka midagi kinni pidama. Ja siinkohal ka võib-olla hea jälle meelde tuletada kõigile, et jällegi äriühingul on endal vabadus otsustada, millist kasumit ta kõigepealt jaotab, nii et kui me vaatame näiteks selliseid Baltikumis tegutsevaid ettevõtteid, kus on tütarühingud näiteks Lätis, Leedus, siis väga sageli tehakse ikkagi nii, et kõigepealt jaotatakse ära näiteks Leedus saadud kasum, sest see on juba Leedus ära maksustatud, selle saab maksuvabalt Eestis edasi maksta ja võib-olla samamoodi ka Läti kasum, kui see on sealt tulnud ja ära maksustatud ja kõige lõpuks siis jäetakse see Eesti kasum, mille jaotamine tekitab tulumaksukohustuse. Nii et selline võimalus, mida mõistlik ettevõtja võib ja saab kasutada. Nüüd selle välismaalt saadud dividendi osas peab arvestama, et siin on teatud erisused, sõltuvad sellest, kas siis dividendi saadakse Euroopa majanduspiirkonna ja Šveitsi tütarühingust või mujalt maailmast. Et nimelt kõige suurem vahe on selles, et Euroopa majanduspiirkond, mis siis on Euroopa Liit pluss Island, Norra ja Liechtenstein ja Šveits, siis juurde neile, et kui nendes riikides saadakse, siis sellisel juhul ma ei pea tõestama, et seal välisriigis on tulumaksu reaalselt makstud, vaid piisab, et see dividend tuleb sealt riigist. Loomulikult see äriühing, kes maksab, peab olema tulumaksukohustuslane, ta peab olema nii-öelda direktiivis nimetatud äriühingu tüüpi, aga põhimõtteliselt ma ei pea tõestama, et see välisriik selle kasumi juba ära maksustas. Ülejäänud maailma puhul
kõik, kes on siis väljaspool Euroopa majanduspiirkonda ja Šveitsi, siis nende puhul me peame ära tõestama, et see äriühing, kes siis seal, ja tütarühing, kes seal tegutseb, et ta on oma kasumi pealt tulumaksu maksnud. Ja vahet ei ole palju, Eesti annab vabastusmeetodi. Ja see vabastusmeetod kehtib ka püsiva tegevuskoha kasumile, et kui näiteks Eesti äriühingu struktuur on selline, et on Eestis peakontor, näiteks Lätis, Leedus ja Poolas on filiaalid, siis nende kasumi saab Eestis edasi maksta maksuvabalt. Ja jällegi seesama põhimõte, et Euroopa majanduspiirkond ja Šveits, seal me ei pea tõestama, et see kasum on reaalselt ära maksustatud. Ülejäänud maailma puhul me peame ka seda tõestama, et päriselt see püsiv tegevuskoht tulumaksu maksu. Näiteks kui see püsiv tegevuskoht on Venemaal, Ukrainas või Ameerika Ühendriikides, kus iganes mujal, siis vaja see tegeliku maksu maksmine ära tõestada. Ja kui meil nüüd ei ole välismaal mitte tütarühing, vaid meil on selline portfelli investeering, et näiteks keegi on ostnud välisriigi börsiettevõtte aktsiaid, on saanud sealt dividendi, mille pealt on tulumaks kinni peetud, siis siin kehtib selline meetod, mida maksuinimesed nimetavad krediidimeetodiks, ehk siis välismaal kinni peetud tulumaksu saab maha arvata Eestis tasumisele kuuluvast tulumaksust. Et siin ma nüüd lihtsustamise mõttes selle näite tegin nii-öelda brutosummades, et kui Eesti tulumaks on 20%, siis kui välismaal on näiteks kinni peetud 5%, siis sellise alla 10%-lise osaluse puhul me peame siis juurde maksma tulumaksu Eestis 15%, mitte seda tavapärast 20% jaotatud brutokasumist ehk siis 20–80 netokasumist. Ja kui me vaatame Eesti inimese vaatenurgast, et kuna on ka selline tuludeklaratsiooni periood just alanud, et siis on võib-olla hea ka meenutada, et kui inimene saab välismaalt dividendi ja see on välismaal juba olnud maksustatud, näiteks on dividendi pealt kinni peetud tulumaks või siis oli selle aluseks olnud kasum tulumaksuga jaotatud, siis Eestis mingit tulumaksu juurde ei pea maksma ja kehtib vabastusmeetod. Ja kui välismaal seda dividendi ei maksustatud, siis tuleb ka Eestis täiendavalt 20% tasuda. Ja maksuvaba dividend tuleb igal juhul deklareerida, seal on siis ka erinevad kohad, kus seda teha, et on siis tuludeklaratsioonis tabelis 8 vaja see välismaa dividend deklareerida. Nii, ja räägiks veel veidi sellest vabastusmeetodist ja vaatame järgmist slaidi. Et mõned ka rusikareeglid, et kui on sellised äriühingute ketid, on ikka tekkinud, et millal ma siis saan maksuvabastust kasutada ja millal ma ei saa. Räägime ka need põhimõtted üle. Et kui ma nüüd olen saanud välismaalt dividendi, aga mina konkreetse Eesti ettevõttena siis ei hakka dividendi edasi maksma, vaid lähen likvideerimisele või ostan oma aktsiaid tagasi või vähendan kapitali, siis ka neid väljamakseid saab rakendada. Siis nende väljamaksete puhul saab ka seda dividendi maksuvabastust rakendada. Ja siin siis põhimõtteliselt samamoodi saab nii-öelda topeltmaksustamist vältida. Ja kui meil on nüüd Eesti äriühing saanud dividende tütarühingult, siis ta võib see edasi maksta nii dividendina kui muude väljamaksetena, aga kui meil on vastupidine olukord, et Eesti äriühing näiteks ongi ise saanud likvideerimisteatist, tema aktsiad on tagasi ostetud või on kapitali vähendatud, siis see ei anna automaatselt võimalust edasi maksta nii-öelda maksuvabalt neid summasid. Ja sellega vaikselt tõmbame selle maksuosa kokku, et ma veel tuletan meelde, et erisused on näiteks krediidiasutustele, kelle puhul siis teatavasti kehtib avansiline tulumaks, nii et oluliselt keerukam maksuarvestus. Erisused kehtivad ka laevandusettevõtetele, kes kasutavad tonnaaži korda. Jällegi hoopis teised reeglid ja deklareerimise põhimõtted. Ja lisaks tahaks ka meelde tuletada, et kui on ka mingid sellised kontserni restruktureerimisi, näiteks mingid äriühingute ühinemisi, jagunemisi, siis saab ka neid dividendi maksuvaba edasimaksmise õigusi edasi anda. Ja need on siis samamoodi oluline TST lisa 7 õigel hetkel ära deklareerida, enne kui siis ühinemisel äriühing kaob, mis siis on nii-öelda see ühendatav äriühing. Aga
Sellega praegu lõpetan ja küsimused jätan pärastiseks ja annan sõna Riinale. Ole hea, Riina. Aitäh, Ranno. Ilusat õhtut minu poolt ka. Et viimase blokina oleme siis planeerinud rääkida natuke raamatupidamisest, et ma vabandan ette, et mul on natuke hääl selline nohune täna, et õnnestus täpselt enne seda webinari haigeks jääda, aga loodetavasti saame hakkama. Et alustaks siis sellest, et mida räägib dividendide kajastamise kohta meie enda kohalik ehk siis Eesti finantsaruandluse standard. EFS on ta siin lühendina slaidil toodud. Ja päris mitmed raamatupidamistoimkonna juhendid seda teemat puudutavad siis ühest või teisest vaatenurgast. Ja kui nüüd rääkida investori seisukohast, juriidilisest isikust, kes neid dividende saab, siis meie toimkonna juhendid ütlevad, et selline tulu tuleb ära kajastada sellel hetkel, kui tekib nõudeõigus nende dividendide saamiseks. Ehk siis selleks hetkeks on see moment, kui see ettevõte, kes nüüd dividende jagab, selle dividendi välja kuulutas. Ja samal hetkel siis see jagav ettevõte vähendab enda jaotamata kasumit ja sellel momendil ta peab ära kajastama ka tulumaksukohustise. Et see on siis arvestuslik tulumaksukohustis, maksuametile või midagi maksma ei pea, aga seda tehakse siis täpselt samal hetkel, kui need dividendid on välja kuulutatud. Ja kuna meil on selline omalaadne maksusüsteem, et meile mitte ei maksustata kasumeid, vaid maksustatakse dividende või kasumijaotisi, siis olukorras, kus me räägime Eestis registreeritud ettevõtetest, näiteks nii ema kui tütarettevõte on mõlemad Eestis registreeritud ja nad rakendavad seda EFS-i, meie kohalikku tava, siis edasi lükkunud tulumaksu peale ei pea siis sellises aruandluses üldse mõtlema. See tuleb kõne alla ainult siis, kui sellel Eestis registreeritud emaettevõttel on investeeringuid tütarettevõtetesse või sidusühisettevõtetesse mingites sellistes riikides, kus kehtib traditsiooniline maksusüsteem. Aga Eesti olukorras, kus on siis Eesti tütred või on tütred Lätis, sest nagu Ranno mainis, siis Lätis on ka nüüd aastast 2018 sarnane tulumaksusüsteem, et siis ei pea mõtlema edasi lükkunud tulumaksu peale. Ja tooks ühe näite nüüd kohe siis järgmisel slaidil sellesama meie Eesti finantsaruandluse standardi kohta, et illustreerimaks seda, mis ma just rääkisin, mis on eelmisel slaidil, siis siin on nüüd ettevõttel 100% investeering teise ettevõttesse ja ta kajastab seda enda konsolideerimata aruandes soetusmaksumuses. Ja kui see tema tütarettevõte kuulutab dividende välja juunis 2021 selles näites, juuni on kõige levinum hetk, millal aastaaruandeid siis kinnitatakse ja sellega seoses ka kasumeid jaotatakse. Et ta teeb seda juunis, aga maksab need dividendid välja väikse viivitusega ehk alles järgmisel finantsaastal, jaanuaris 2022. Et nagu siit näitest näha, siis see emaettevõte A peab selle dividendi tulu kajastama ära vastavalt sellele, millal nad välja kuulutati, ehk siis ta teeb seda juunis 2021 ja samal hetkel siis ettevõte B võtab üles ka tulumaksukohustise ja vähendab siis selle dividendi jaotuse võrra enda jaotamata kasumit. Ja see tulumaksukohustis, kui on 100 000 eurone dividendi väljamakse, siis see neto tulumaksumäär on 28/10, nagu Ranno mainis. Ja 2022 siis reaalselt see raha liigub, see nõue ja kohustis siis kaovad siit bilansist ära mõlemal osapoolel ja maksuametile kuulub see maks siis maksmisele 2022, kui reaalselt see raha liigub ja see dividend välja makstakse. Ja siin slaidil ma tegin kollaseks nüüd selle soetusmaksumuse meetodi ja dividendi tulu, sellepärast, et tasub tähele panna, et kui te kajastate investeeringuid hoopis kapitaliosaluse meetodil, mis on ka täiesti aktsepteeritud meetod, siis sellisel juhul ei teki selle emaettevõtte aruandesse mingit tulu, vaid see dividend kajastatakse sisuliselt otse bilansis, mitte läbi kasumi aruande. Ehk siis antud näites, kuna see tütar jaotas oma kasumit 100 000 võrra ehk tema oma kapital langes, siis emaettevõtte enda aruandes vähendab sama summa võrra investeeringu väärtust bilansis, mitte ei kajasta mingit tulu kasumi aruandes. Et seetõttu need kaks on teie tähelepanu kõikmiseks kollaseks siin värvitud. Ja võib-olla, mis selle slaidi juures veel tasub öelda, vahel tekib küsimus, et kui näiteks see ettevõte B, et tal on hoopis füüsilisest isikust omanik, et tehakse nüüd see kasumi jaotamise otsus, makstakse dividende regulaarselt, nii et dividendid
see tulumaksumäär on näiteks 14% ja 7% peab veel kinni pidama, et mida selle 7%-ga teha, et kas see samamoodi tekitab siis tulumaksukulu kasumi aruandes või peab seda kuidagi teisiti käsitlema. Ja vastuseks on, et kuna ta ei ole ettevõtte tulumaks, vaid ta on selle füüsilise isiku tulumaks, siis see 7% peetakse kinni või kajastatakse läbi jaotamata kasumi. Sisuliselt makstakse justkui sellele füüsilisele isikule selle võrras rohkem dividendi, et tema ise võiks sama hästi selle maksuametile ära maksta. Aga et ma saan aru, et seda maksu paremini koguda, siis maksuamet on sellise korra kehtestanud, et see peetakse siis kinni ettevõtte poolt. Aga lähme edasi, räägime natuke ka rahvusvahelisest standardist, sest et meil päris paljud kliendid rakendavad seda standardit või on just hiljuti üle läinud või mõtlevad sellele standardile üle minna. Et siis dividendide kontekstis on oluline teatud nüansse siin teada või tähele panna. Et laias laastus ei ole midagi väga erinevat sellest, mida räägib meie Eesti finantsaruandluse standard. Tulu kajastatakse endiselt siis, kui tekib nõudeõigus. Küll aga on teatud erisusi tulumaksu kajastamise osas. Et see standard, mis räägib tulumaksu kajastamisest, on IAS 12 ja seal on selline paragrahv nagu 52a, mis sisuliselt ütlebki seda, et sellistes riikides nagu Eesti, et kus maksustatakse dividende, mitte kasumit, siis tulumaks kajastatakse raamatupidamises sellel hetkel, kui dividendid välja kuulutatakse. Aga nüüd 2018, kui Läti tulumaksurežiim muutus, siis tekkisid sellel teemal teatud diskussioonid lätlaste ja eestlaste vahel. Et see on võib-olla teema, millest te olete ka kuulnud, aga siiamaani tekitab veel küsimusi. Et ühesõnaga tekkis diskussioon sellest, et kas see paragrahv 52a rakendub nagu kõikide kasumite suhtes. Et kui me räägime sellest ema-tütar näitest, et kas nii ema kui tütarettevõtte kasumid võib sisuliselt maksustada 0% määraga kuni selle hetkeni, kui need kasumid välja kuulutatakse. Ja siis Eesti raamatupidamise toimkond kirjutas kirja sellisele organisatsioonile nagu IFRIC, mis siis annab välja tõlgendusi, et kuidas tõlgendada rahvusvahelisi standardeid ja IFRIC vastas juunis 2020, et tegelikult oleme me natuke valesti siin rakendanud seda IAS 12 Eestis, et me peaksime arvestama ka paragrahvidega 39 kuni 40, mis ütlevad seda, et kui nüüd investoril on investeeringuid sidus tütar või ühisettevõtetesse ja sellistelt investeeringutelt tekivad maksustatavad ajutised erinevused, mille kõige klassikalisem näide on selle investeerimisobjekti kasum. Jällegi, lähen edasi selle näitega see ema ja tütar, kuigi see kehtib rohkemates olukordades, nagu ma ütlesin ka ühise sidusettevõtete puhul. Et tekib see maksustatav erinevus ehk tütarettevõtte kasum, siis sellist kasumit peaks tegelikult koheselt ära kajastama siis jaotatud kasumile kehtiva määraga, mitte jaotamata kasumi määraga. Ehk siis tuleks kohe võtta tulumaks üles 20% määraga, mitte nulliga, nagu me olime harjunud tegema. Ja ainuke olukord, kus ei pea seda tulumaksu kohe ära kajastama, on siis, kui ei eeldata dividendi jaotusi sealt tütarettevõttest nähtavas tulevikus. Kuna ema ise kontrollib seda tütarettevõtet, tema tegevusi, tema kasumi jaotusi ja ema on kindel, et tal ei ole vaja või tütarettevõte ei plaani jaotada neid kasumeid, siis ei pea tulumaksu ära kajastama, sest ei ole mõtet võtta arvestuslikult midagi üles, mis võib-olla ei realiseerugi kunagi. Aga sidusettevõtete ja ühisettevõtete puhul on seda raskem väita, sest seal puudub kontroll. Nende investeeringute üle on ainult oluline mõju või siis ühine kontroll, et seal on harv praktikas see olukord, kus ei peaks nende kasumit juba ära maksustama. Ja ma tõin siin slaidile ühe sellise näite, kes siis võib-olla planeerib ka siin ümber restruktureerimisi, mida me oleme viimasel ajal hästi palju näinud, et tasub arvestada. Et siin näites on eeldatud, et on täpselt identne olukord. Oletame, et meil on üks ettevõte, see esimene 2 mummukest seal, üks juriidiline keha, milles on 2 erinevat tegevusvaldkonda. Nimetame neid A-ks ja B-ks. Ja teine alternatiiv siis täpselt needsamad 2 tegevusvaldkonda on lihtsalt juriidiliselt pakendatud teistmoodi. Ehk üks on siis emaettevõte ja teine on talle tütarettevõtteks. Ja kolmanda alternatiivi puhul nad mõlemad tegevusvaldkonnad on pandud eraldi juriidilisse kehasse ja nende üleval on siis selline tühi valdusettevõte.
ja nagu sealt numbrites näete, siis kui A ja B iga alternatiivi puhul teenis täpselt samasuguse kasumi, tegevusvaldkonnalt A oli kasum 600, tegevusvaldkonnalt B oli see 400, siis esimese alternatiivi puhul ei pea mingit tulumaksu ära kajastama. Sellepärast, et me räägime ühest kehast ja talle rakendub see paragrahv 52a IAS 12. Ehk siis maksumäär on 0% kuni sinnamaani, kuni kasumeid jaotatakse. Alternatiiv number 2 puhul jälle seesama paragrahv 52a rakendub nüüd emaettevõtte kasumite suhtes, et tema enda kasumitelt ei teki talle mingit maksustatavat erinevust, küll aga tema investeeringutega seotud kasumid on need, mis talle tekitavad selle maksustatava ajutise erinevuse, millelt siis peaks tulumaksu ära kajastama 20% määraga, kui kasumi jaotused ei ole regulaarsed ja kui eeldatakse, et neid kasumeid hakatakse nähtavas tulevikus jaotama. Ehk meil tekib olukord, kus selle B kasumit 400 peaks tulumaksu juba ära kajastama, aga A omalt mitte. Ja kolmanda alternatiivi puhul siis mõlemad, nii A kui B, kui jällegi ei ole võimalik väita, et neid kasumeid ei plaanita jaotada, siis peaks selle tulumaksu koheselt ära kajastama. Ehk meil on sisuliselt täpselt samad alternatiivid või samad olukorrad, aga nagu te näete, siis arvestuslikult on võib-olla päris suur mõju tegelikult puhaskasumile, et selles mõttes tasub läbi mõelda oma kontserni struktuur ja ka rakendatav raamatupidamistava, sest see kehtib ainult rahvusvahelise tava kasutajatele, et toimkond on seda ka arutanud, mingit plaani ei ole seda sisse viia meie kohalikku Eesti finantsaruandluse standardisse. Ja kui nüüd edasi minna, et see järgmisel slaidil on nüüd näide selle kohta, et kui oluline on teada ja ka audiitoritele põhjendada, et mis siis on plaanid selle tütarettevõtte ja tema kasumiga. Et kui on olemas dividendipoliitika, näiteks stsenaariumis 2 on toodud selline näide, et tütarettevõte jaotabki regulaarselt dividende, iga-aastaselt maksab dividende, aga mitte kunagi rohkem, kui oli tema viimase aasta kasum. Ja eeldame, et see kasum peab ära katma ka siis vastava tulumaksu osa. Siin selles mõttes on lihtsustatud näide, et me ignoreerime praegu seda, et regulaarse dividendi puhul maksumäär oleks väiksem kui 20%. Aga olukorras, kus selline poliitika eksisteerib, siis peakski iga aasta lõpus võtma ära kajastama tulumaksu selle eelmise aasta kasumi suhtes. Kui ei ole sellist dividendipoliitikat, et võib-olla ta jaotab ära kogu oma 100 000 eurot jaotamata kasumit, mis siin näites on toodud, siis peaks ka kogu selle jaotamata kasumi ära maksustama, sest lihtsalt me ei tea, mis saab. Ja stsenaarium 3 ja 4 on siin siis sellised, kus jällegi saab ära põhjendada, et neid kasumi jaotusi ei ole plaanis. Kolmanda näite puhul plaanitakse hoopis see kasum reinvesteerida, ehk see tütarettevõte võib-olla tahab kasvada ise. Ja neljanda stsenaariumi puhul emal on hoopis plaan see investeering maha müüa, et ta teab, et ta ei saa sealt mingit kasumit, ta saab lihtsalt müügist kasumi, aga siis see on tema enda kasum ja ema kasumitele rakendub jällegi see paragrahv 52a ehk 0% määr, et sellisel juhul ei pea mingit tulumaksu veel ära kajastama. Et selles mõttes neid nüansse, mille peale seal mõelda on nagu omajagu. Ja järgmisel slaidil on toodud ka äriseadustikust paar punkti, mida tegelikult Pekka juba osaliselt kattis. Siin lihtsalt on toodud ka üks näide, ehk siis millega peab arvestama, kui hakatakse kasumeid jaotama, et esiteks konsolideerimisgrupi puhul sellega, et jaotatakse siis konsolideeritud kasumit või jaotamata kasumit, aga seda ei tohi jaotada sellises ulatuses, et äriseadustiku nõuded netovarale saavad olema siis mitte täidetud. Ja me oma eelmisel webinaril, kes sai seal osaleda, rääkisime sellest, et kontsern ehk siis emaettevõte, kes koostab konsolideeritud aruande, ta peab neid äriseadustiku nõudeid ja nende täitmist jälgima korrigeeritud konsolideerimata oma kapitali alusel. Et see on selline omamoodi valem, ei hakka seda uuesti üle kordama, aga kes seal ei osalenud eelmine kord ja soovib selle kohta rohkem lugeda, siis raamatupidamise seadus paragrahv 20 annab selle valemi ja kirjeldab, mis see on. Ja teine piirang, mis on siis äriseadustikus, millest Pekka enne rääkis, on seesama immateriaalse põhivara kapitaliseerimine. Et kui arendatakse näiteks mingit uut tehnoloogiat, siis uurimisfaasis peab kõik kulud kajastama kasumi aruandes, aga kui juba uurimisfaasist väljutakse arendusfaasi, siis meie Eesti finantsaruandluse standard
lubab teha valiku, et kas need kulud kajastada koheselt kasumiaruandes või kapitaliseerida nad varana. IFRS ütleb, et tuleb kapitaliseerida varana, kui on teatud tingimused täidetud. Ehk siis kui bilansis on veel mingi jääkväärtus sellisel varal, siis see tuleb kõigepealt jaotamata kasumist maha arvata, piltlikult nagu kiirkorras ära amortiseerida, et ta vähendab siis jaotamata kasumit ja kui siis on veel midagi jaotada, siis seda tohib jaotada ja siis sellises ulatuses, et need äriseadustiku nõuded netovarale oleks täidetud, et osaühingu puhul peab netovara olema vähemalt 2500 eurot ja aktsiaseltsi puhul 25 000 eurot, kui on miinimumkapitalid. Aga siis minu poolt kõik, võime järgmise slaidi juurde minna. Aitäh! Aitäh, Riina! Ja siin on meil mõned sellised diskussioonipunktid, aga enne kui me nendeni läheme, siis me vastaksime ära ka paar küsimust, mis on tulnud. Et üks on tulnud Pekkale, mis puudutab siis nii-öelda õiguspoolt ja küsimus on siis selles, et kas OÜs on võimalik ka dividende ette maksta. Et ma saan aru, et siis on küsimus, et enne kui on aastaaruanne kinnitatud või isegi äkki, et enne kui veel on majandusaasta isegi lõppenud, et Riina ja... Kahjuks on nii, et osaühingu puhul on seadusandja väga selgesõnaliselt öelnud, aluseks peaks olema see kinnitatud majandusaasta aruande ja siis erandi on selgelt tehtud ainult AS-i osas, et siis ei saa. Kas sul, Riina, kommenteerida? Ma tahaks võib-olla kommenteerida seda, mis tekitab vahetevahel küsimusi, et kui nüüd tütarettevõte kannab emaettevõttele dividende, siis ema eraldiseisvas aruandes tekib see dividendi tulu sellel hetkel on ju, kui tütar need dividendid välja kuulutas. Aga konsolideeritud aruandes on tegelikult need kasumid ju juba eelmistes aastates, sest kui tütar neid jaotab, järelikult ta jaotab juba kinnitatud kasumeid, mis olid seal konsolideeritud aruandes olemas juba varem. Ehk siis tekib see küsimus, et konsolideeritud aruande puhul peab jaotama konsolideeritud jaotamata kasumit, aga kuna see on emaettevõte, kes neid kasumeid siis ütleme võib-olla mingitele füüsilistele isikutele edasi jaotab, kuna tema enda seal konsolideerimata aruandes tekkis see tulu alles nagu siis selles mõttes järgmises finantsaastas, kui tütar neid nagu reaalselt välja kuulutas, kas ta peab siis veel ootama ühe aasta, kuni see tulu tema eraldiseisvas aruandes saab ka kinnitatud, nii-öelda kas siis ära auditeeritud või kui ei ole auditeerimise kohuslane, et siis järgmise aasta aruanne ka ära esitatud. Et seda meilt on küll küsitud ja seal vastus on, et ei pea ootama, et see on sisuliselt sihuke pass-through või ta lihtsalt kantakse korra sealt ema kontolt läbi, aga jaotatakse ikkagi ju neid kasumeid, neid kontserni kasumeid, mis olid juba varasemalt nii-öelda lukus. Et selles mõttes ei pea seal tekitama mingi kunstliku üheaastast viivitust, et kui need kasumid on jaotamata või need dividendid on reaalselt rahaliselt juba edasi liikunud, siis ema saab neid ka edasi kanda, et maksuvabastuseks peab see raha olema reaalselt liikunud, muidu ema peab need ise maksustama. Väga hea, aitäh, Riina. Et ma poolt lisaks ka võib-olla, et maksustamise mõttes on hästi huvitav, et kui dividend on makstud ilma seadusliku aluseta, ehk siis, et ei oleks tohtinud maksta, täpselt vastupidi sellele, mida siis eelmised vastasid, siis tegelikult maksustamise mõttes tuleb dividend ikkagi maksustada ära nii nagu seadusliku dividendi. Nii et maksuõiguses, kui ka tehing on ebaseaduslik, et näiteks maksti dividendi ilma, et seda oleks äriseadustiku ja raamatupidamisreeglid lubanud, siis kui seda on tehtud, siis tuleb maksud ja maksuarvestus teha ikkagi vastavalt sellele, nagu oleks seaduslik dividend, kuni siis seda nii-öelda ei tagastata ja tehta nagu tagasiarvestust. Ja siis teine küsimus, mis on maksude osas tulnud, on siis, ma vastan sellega kohe ise ära, et kui ettevõte maksab dividende eraisikule ja tasub sellelt 14,86 tulumaksu, siis eraisik peab ikka 7% tulumaksu maksma. Ehk siis selline nagu igaks juhuks üle küsimine, et jah, võin vastata, et täpselt nii ongi, et kui äriühingu suhtes kehtib soodustulumaksumäär, ehk siis 14,86 netosummast, siis sellel äriühingul lausa on kohustus see 7% Eesti füüsilise isiku puhul kinni pidada ja see siis ka maksuametil ära deklareerida, see ilmub siis inimese eeltäidetud tuludeklaratsiooni. Ja kui me näiteks räägime Eesti börsiettevõtetest, mis siis Tallinna börsil kauplevad, siis nende puhul on enamasti sageli lausa näha, kuidas
ongi see 7% nii-öelda on laekunud, ütleme siis selle dividendi brutosumma inimese kontole ja siis sealt on miinusmärgiga 7% nii-öelda tulumaksu maha võetud. Nii, siis meil on veel paar küsimust, et loen need ette, et kõik oleksime samal lehel. Et küsimus raamatupidamisteemadel ehk siis Riinale, kas eelnevalt mainitud edasi lükkunud tulumaksu vara tulumaksu kohustis liigitub majandusaasta aruandes finantsvarade ja kohustiste alla? Ei, maksukohustised ei ole finantsvarad ja finantskohustised, et meie kohaliku standardi raames nad ei ole nii-öelda RTJ 3 rakendusalas. Nad on maksuvarad ja kohustised ja mida IFRS või see rahvusvaheline tava veel siis nõuab, et nad oleksid kajastatud pikaajaliste varade ja kohustistena. Ja siit edasi tuleb ka kohe küsimus, et kas dividende võib maksta, kui on eelmiste perioodide jaotamata kahjum? Mulle tundub, et see nüüd natuke läheb selle netovara teema juurde, aga raamatupidamisvaates, et kas keegi tahab kommenteerida neist? No raamatupidamislikult saab seda jaotamata kahjumit veel suurendada selle dividendi makse võrra, aga juriidiliselt ei ole see korrektne, nii et. Ja maksu mõttes me rääkisime, et kui tehakse midagi ebaseaduslikult, siis maksud sellest ei sõltu, vaid kehtivad nii, nagu oleks seaduslik tehing. Aga kas me panime veel terve hulga selliseid erinevaid küsimusi, mida veel peaks tegelikult dividendide osas mõtlema, et siin mitmete puhul on maksuriski teema, aga kindlasti on ka muid aspekte ja me mõtlesime, et korra arutleks nende üle, et sellist pikka teooriat slaidi peale ei pane, aga pigem sellisest mõttevahetust, et mida ka meil kliendid aeg-ajalt küsivad ja mille üle mõeldakse. No kõigepealt võib selline küsimus, et nii-öelda raha tuleb seina seest, ehk kui tihti võib dividende maksta, et viidates siis sellisele olukorrale, kus keegi võtabki dividende nii-öelda sularaha automaadist, võtab raha välja omanik ja raamatupidamises laseb kajastada seda siis dividendina. Et kuidas tundub, Pekka-Riina, kas kiidate heaks või näete mingeid riske probleeme? No ainult, et ei võta liiga palju siis, et kui te dividendi otsuse, et jagada 10 000, nii hea küll, võta siis seinast, aga kui aasta lõpus on selline olukord, et sa oled 20 000 võtnud, okei, siis on probleem. Siis saad vist võlas, eks nii? Ja, võib teha. Ma arvan, et kui need kuulutatakse välja suuremas summas aruande kinnitamisega koos või neid kord aastas ja siis makstakse niimoodi jupikaupa, pole probleemi, aga kui neid otsuseid ka tehakse niimoodi regulaarselt, igakuiselt, siis ilmselt Maksuameti tähelepanu see võidab küll, ma tahaks arvata. Jah, siis ma arvan, et me oleme selle järgmise punkti juures, et tekib selline küsimus, et okei, mida see siis on, mida sa sealt seinast võtad? Kas see nagu palka või dividenti? Ja, täpselt nii. Okay. Jah, täpselt nii see on, et ka mulle tundub, et kui keegi nii-öelda maksab ikkagi regulaarselt iga kuu täpselt samas summas dividendi, et siis ta ei ole tõesti kuidagi keelatud või sanktsioneeritud, aga see võib täitsa tõsiselt tekitada küsimust, et äkki osa sellest dividendist või kogu see dividend on tegelikult töötasu, mis tuleks siis ka sotsiaalmaksuga ära maksustada. Nii et sellist eristumise küsimust on, et teatavasti siis ka mõned aastad tagasi teema oli ka päris aktiivsemalt laual ja ka Maksuamet pani oma veebilehele ka teatud juhendmaterjalid, et kuidas siis dividend ja töötasu eristada, et see puudutab siis eelkõige neid ärisid, kus selline väärtus luuakse kellegi aktiivse tööga. Et kui me räägime mingist passiivset varahaldusettevõttest, et seal on mingi äriühingus on mingi kinnistu või väärtpaberiportfell, siis ilmselt on loogiline, et seal keegi igapäevaselt ei peagi töötama, aga kui see on näiteks ehitusmees, kellel on osaühing ja ta palka ei maksa ja saab dividendi iga kuu välja, siis on selge, et kusagilt jookseb see sisu üle vormi teema ja kui ta ikkagi riskib sellisel juhul, et ta võib osutuda palgamaksjaks endale. Nii et siin peaks vaatama sellist keskmist töötasu ja seda, et mis moel see on, et see dividend versus töötasu on ka mitmest kohtulahendist ka läbi jooksnud. Siit tuleb edasi on küsimus, et kas dividendi üldse peab maksma? Vaata, meil tuli vist ka vahelt üks küsimus selle chati, Ranno, mulle tundub. Aga ma otsin selle kohe ette, aga mis sa, Pekka, arvad, kas peab dividendi maksma või? Ja sellist ütleme, maksukohustus meil õnneks veel ei ole, et me peaksime dividendi igal juhul maksma, et ei ole.
It's a free world. Jah, et täpselt nii see on ja kui ka maksu mõttes ei ole, ütleme, see ehitusmees on oma osaühingu teinud, aga ta dividendi ka ei maksa, seega Maksuamet ei saa öelda, et sa pead palka või pead dividendi maksma. Lihtsalt risk on siis, et kui ta maksab regulaarset dividendi, et siis osa võidakse või see kõik lugeda palgaks, aga kui ta mitte midagi ei maksa, siis teda kindlasti ei saa karistada. Dividendid, millega siis Maksuamet on ka selliseid suuremaid kontserne ette võtnud, et kui on siis antud laenu suuremas summas ja iga aasta siis on kasumi jagu seda laenusaldot suurendatud, siis on suuremate summade puhul saadud siis ühel hetkel telefonikõne või e-mail, et kuulge, et äkki see on dividend, et kui palju teil seda working capitali vaja on ja siis see teema üles tõstatatud. Loomulikult, kui see laen tagastatakse, siis see risk ka tegelikult sellega kaob, aga kindlasti peab arvestama, et ka teatud juhul võib see laen olla dividend ja eriti siis me peame meeles pidama, et need üle 48 kuu pikkused laenud, seal tekib siis pööratud tõendamiskoormus, kus siis mitte Maksuamet ei pea tõestama, et see on dividend, vaid siis ettevõtte laenuandja peab tõestama, et see ei olnud dividend, ehk ta peab tõestama, et laenusaajal on siis laenu tagastamise kavatsus ja võimekus. Mitterahaline dividend selles osas, mis sa Pekka soovitad või Riina? Selles suhtes meie kohalik tava väga palju ei räägi, aga rahvusvahelises tavas on täiesti eraldi standard, mille nimi on IFRIC 17 ja mis ta ütleb, on see, et see dividend tuleb kajastada siis äraantava vara õiglases väärtuses. Ehk selle võrra väheneb jaotamata kasum ja tekib see kohustus ja kui sellel varal on bilansis mingi muu väärtus, siis lõpuks, kui see kohustis ära siis realiseeritakse, see väljamakse ära tehakse, siis kohustise väärtuse ja selle vara väärtuse vahe see kajastatakse kasumi aruandes. Et kellel on huvi selle kohta rohkem lugeda, siis IFRIC 17, kena lühike standard, üks lühemaid. Ja seda on kasutatud ka isegi erinevates olukordades, et näiteks on jaetud mingisuguse portfolio ettevõtte aktsiaid osanikele dividendina ja nii edasi, et ega see mingi täiesti uus teema ei ole, et juhtub ikka. Nii ja siis kindlasti veel selline mõtlemise koht, et kas osta tagasi oma osalus, vähendada kapitali või maksta dividendi. Et jällegi mõistlik ettevõtja, mõnes riigis on selline kohustus, et sa pead kuidagi proportsionaalselt või teatud järjekordades tegema, meil on täielik vabadus. Nii et võib vabalt teha nii, et kõigepealt ma vähendan kapitali, maksan välja kõik maksuvabad reservid ja alles pärast seda siis ma hakkan otsustama maksustatava dividendi jaoks. Kindlasti tuleb läbi, mis kõige mõistlikum ja efektiivsem siis selle äriühingu seisukohast on. Ma võib-olla lisaks ühe asja siia veel nimekirja, et Pekka enne natukene rääkis eelisaktsiatest. Neid väga palju Eestis veel ei esine, et sellepärast raamatupidamislikult ei hakanud nende kohta mingit eraldi slaidi tegema. Aga jällegi seal eelmisel webinaril, mis meil oli omakapitali kohta, et seal ma natuke rääkisin sellest, lihtsalt tuletaks meelde, et kui on selliseid instrumente, et siis raamatupidamislikult tasub läbi mõelda, et kas see aktsia, see algne investeering, siis mille investor sinna omakapitali tegi, kas ta oma tingimustelt üldse vastab omakapitali kriteeriumile, sest eelisaktsiad aeg-ajalt kipuvad olema hoopis finantskohustised oma olemuselt või siis neilt makstav niinimetatud dividend ei pruugi olla dividend, kui see on selline garanteeritud tasu iga-aastane, mis nendel eelisaktsionäridel on lubatud. Et siis võib see dividend olla hoopis oma olemuselt intress, mida kajastatakse läbi kasumi aruande. Ehk seal on neid nüansse rohkem, et kui te puutute eelisaktsiatega kokku, et siis tasub see klassifikatsioon igatpidi läbi mõelda. Just, et see peab see mõju omakapital on isegi negatiivne selles mõttes, et kui see ei ole omakapitali osa, et siis see võib olla ka ületus. Nii, aga siis meie aeg on jõudnud ja võtame siis otsad kokku. Et täname teid tähelepanu eest, loodame, et igaüks on midagi kasulikku saanud, kas kinnitus sellele, mida te
juba teadsite või siis ka uusi häid mõtteid. Ja loomulikult me oleme suurima hea meelega valmis teid ka kõigil kasumi jaotamise teemadel, aga ka muudel teemadel nõustama, et meie igaühe taga on ka selline suur tiim, kes hea meelega valmis keerulisi pähkleid purema ja lahendusi välja mõtlema. Nii et aitäh kõigile ja ilusat päeva jätku!